Fedoseevlane Avrodom Ossiforovitš istub tarrekese ees pingikesel, kasukas ümber, näpib palvehelmeid ja mõtiskleb, miks inimese silmale pole näha habemekarva kasvamine. Tinase taeva all peksab varane sügistorm lainemägesid. On külm, aga jäätamist ei paista. Lühidalt ainus aeg aastas, mil naine Feoklifeenia Jerifejevna meest kalapüügile ei käsuta. Oleksin ma riigiusku, hakkaksin praegu jooma ja vot, läheksingi hukka, mõtleb Avrodom õhkõrna kahetsusega. Hommikul on ta sibulasaagi naabrimehega turule saatnud. Nüüd tahab ta naabrimehe õues ära oodata. Toas ei kannata olla, sest naine loeb küünlavalgel Jumala sõna. Avrodom rõõmustab, et kirjaoskus talle sugugi külge ei hakanud, muidu sunniks naine tedagi ette lugema. Isegi on tegu olnud, et lugemist ei peaks kuulama. Või näituseks oleksin ma eestlane, siis oleksin linna sõitnud, arvutab Avrodom edasi. Sõidan linna, teen turul hulgiostjaga kaubad ja lähen kõrtsi. Sooja lihtsalt, korraks ainult. Kohtun muidugi tuttavaga, võib-olla lellepojaga, kes linnas ametit peab, on kingsepp või töötab näituseks köösneri juures, käed soolast ja happest kollased nagu maksahaigel. Ja kutsub saatan kaasa. Aga seal on selline maja kahtlaste naiste ja aktsiisita viinaga. No ja vot, läheksingi hukka. See on hea olla mina ja mitte keegi teine. Avrodom on üsna läbi külmunud, kui pikal külatänaval tulija paistab. Hämarusest hoolimata tunneb ta Kirifan Afanassjevitši kleenukese hobuse kaugelt ära. Vanker koliseb paljulubavalt. Jeesus olgu kiidetud, kõik müüsid maha, rõõmustab Avrodom, nähes, et naabrimees istub tühjas vankris. Müüsin. Aga miks nägu selline, nagu oleksid hobuse raua alla neelanud? Üteldi midagi. No ikka öeldakse, aga sina ära kuula. Kirifan ohkab. Mitte sellepärast, et hakkab kohe naabrile sibula raha andma. Ikka pooleks, nagu neil ammust ajast komme. Lähme korraks tuppa. Pime on, palub ta. Münte ja üksikud paberraha paremast taskust esile kraapides. Avrodom teab, et naabrimehe mure kuulamisest pole pääsu. Kui nad tuppa astuvad, katab Feoklifeenia pühakirja liinikuga kinni, et see raha vaimuga kokku ei puutuks. Noh, mis nad siis ütlesid? Pärib Avrodom naabrimehelt. Mitte nemad, vaid see üks punaste silmadega. Küsis, kas mul endal kah lõug külje pealt lohuga nagu Peipsi sibulal. Avrodomi käsi liigub habemesse, ilma et ta seda ise märkaks. Ja sina? No mis mul talle öelda oli? Ei hakka ju sõimamisega pattu tegema. Ongi vist temal endal ka tubli lohk. Pealegi sügav. Paremal pool märkab Avrodom habemes ringi kobades. Tähendab, pole täiuslik. Aga peaks ju olema Jumala enese näo järgi loodud. Feoklifeenia hakkab naerma. Ja selle pärast solvusid ära,
aga nii peabki olema. Meie sibul kasvab pesas 3, 4, 5 korraga, kasvavad koos ja ongi lohuke külje peal. Nii ka inimestega. Nii et pole midagi häbeneda. Kui siis ainult Kirifan punastab. Otsega oleks ta kogemata unustanud, torkab ta käe vasemasse taskusse ja toob lagedale rahatähe ja paar suuremat münti.